Kaunitar ja Geenius episood 8 on aeg varsti juvasti jätta selle saatega. Oleks aeg juba tegelikult. Oleks aeg? Oleks aeg. Uus saade on juba peal. Vladikust ei taha ikkagi ära öelda. Temast öeldi ära juba ju... Kolmandas. No kolmandas. Kahjuks. Jah. Aga selles mõttes, et üks saade siin lõpeb, Vladiku teekond 20 aastat hiljem saab jälle läbi, aga sellegi poolest Vladikut saame mälestada, sest et väike mertšikega teile Vladikust. King Vladik. Sest ta on King Vladik. Nii et kui sa tahad mertšis scoop upida, siis varsti saad. Praegu ma jätan teile ühe parooli suvalises kohas, millega te saate siis www.andreisavakin.com siseneda ja sealt siis endale mertši osta. See tuleb limited edition, nii et Vladikut me kunagi ei unusta. King Vladik, elagu. Aga episood 8. Ja siis kõikide saadete ema, jah? Jah, ja täna teeb Vladik comebacki. Trust, paneme käima. Jah, palun. What? Sügis on peal lambist ju? Eveli. Ilusast suvest on saanud veelgi ilusam sügis. Ees ootavad otsustavad hetked. Mis taku see nüüd on? Miks need, me ei kujuta ette, mille pärast siis? Et filmisid 7 epsi ära ja siis mingi 2 kuud hiljem oli, et saame kõik kokku või? Mis siin toimub või? Kas Tanel ja Marianna, kes tänaseks on võitnud 3 väljakukkumisduelli, või Hannes ja Talina? Ning kuidas sa need võite selgitamisel kaasa lüüa üle? Ei. See oli veits see Koit Toome see. Ja Verona. Nii enam ei tehta. Aga Evelin juba oli sellest nagu ees ikkagi, ehk siis Koit ahvis Evelit. Seda kõike täna Kaunitar ja Geeniuse viimases saates näetegi. Hannes ja Talina, te olete võitnud meie 5. duelli. Tere tulemast finaali. Ning saavadki meie finalistid üle mitme kuu taas kord kokku. Vaat uued katid ja värkina. Mis läheb sul? Kuidas selle kalliga? Aada nii pikka. Vladimir läks ära. Siis oli saada läbi. Ja igav. Hannes on küll chopped praegu. Enam siuke pro flow ja nüüd on nagu täiesti chopped. Ühesõnaga me saimegi selgeks, et need tulidki mitu kuud hiljem sinna uuesti kokku. Jah, vaata, ta oli nagu ideaalne pro flow oli talle. Nüüd on nagu täiesti chopped. Ta on oma fan-klaabi, teate ju. Jaa, ta on väga populaarne. Ta oli nagu see COVID. Kuulsid, ne? Mida? Fan-klaabid tekkinud või? Vladikul on oma fan-klaab tekkinud, ta on väga populaarne. Ilmselgelt, jah. Isegi tollel ajal, 20 aastat hiljem. Uuesti. Sina ka mõtlesid, et ta on näitleja esimene kord. Me kõik mõtlesime vist. Ma arvasin, et see ei ole võimalik. Kusjuures Vladik ongi näitleja. Sa saatsid mulle midagi mingi aeg. Vladik on reaalselt näitleja. Актер Русского культурного центра театра юность. Vladimir Mendrov. Vene mingi kultuurikeskuse näitleja või? Vend tegi meile seda. Millal ta tegi seda? Holy shit, bro. Ma ei saa vaadata korra. Ei, vaata korra. Ma ei taha. Kõikide sõrmedega Ma ei taha. Kõikide sõrmedega ma ei tee midagi. Tule vend trollis või praegu, evareaalne. Ta oli mingi 2017 juba oma asjadega. Et ühesõnaga ta oli kuskil, ta tegi vist endast mingi page'i, mul on siuke tunne. Et ühesõnaga see oli see aeg, kui ma olin näitleja Vene kultuurikeskuse põhimõtteliselt, teater, juunest, noorus põhimõtteliselt. Plaanin tagasi minna siis, kui tervis on parem. 2004 oli ta seal näitleja. Ühesõnaga Vladik oligi näitlejana. Tüüp reaalselt trollis kõikina. Ta teadis väga hästi, mis ta teeb. Korra ma ei tea, kas ma oleks sellest nii kindel, aga olgu peale. Loodame, et ma tahaks loota, tõesti. Hannes on muutunud. Seda ma ütlesin varem juba. Chopped. Ta on natukene niuke igaüks läinud. Vist see õppimine annab seda teada. Ja tal on oma tüdruk, kes on Veronika. Ma ei tea, mis ta tegi temaga. Aga ta on natukene muutunud. Talle... Mis ta tegi temaga tegema nagu? Leidis ta?
suhtlevad. Võib-olla tegutsevad. Put him on a leash või? Ma ei saa aru nagu mis... Adeliinal on kuradi see farmi Gabriel või? Mis tal vahet on, kurat? Suur tere ja ma võin öelda, et talle väga vedas. Et Hannes on... Mulle kõik sõbrannad ka ütlevad, et sulle vedas, Hannes on hea. Kindlasti see saade on mulle nagu juurde andnud seda, et ma oskan inimesi natuke teistmoodi hinnata. Tuleb inimesed, keda ma enne totaalselt välistasin, et ma nendega... Või rohkem mimmumaks läinud. Siuke kasukas. Rohkem aktsepteerida ja võib-olla mõista. Nendega annab suhelda, et võib-olla see mitmekesistab su elu nendega vahepeal suhelda, aga ainult selliste tüdrukutega, kes meil siin saates olid ikka, ei tahaks suhelda. Ühesõnaga, Hannes ütles seda lõpuks, et saade lõppes, ma leidsin endale normaalse naise, kellega nagu on hea suhelda. No nendesugustega, kellega ma seal saates olin. Sõna otsases mõttes, Ei ole minu nagu eelistatum variant. Valus, Hannes. Miks sa teed nii? Aga tuli ausast kohast vähemalt nagu. No see tuli ikka sügavalt seest. Adelina on kõrval, võtta. Ja vaatab otsa mingi... Ma olen nagu siin samas. Meil olid nii toredad vestlused sinuga. Jah, näed, ei olnud. Nagu ma nutsin kohe esimene sekund, kui ma sinuga tuppa astusin, aga nagu, bro, I'm right here nagu. Välja arvad sina. Okei. See on kõige reitsem, siis sa ütled mingi oma statement ära ja siis on mingi, see inimene kuulub sinna sekka ja sa oled mingi, ütled ära ja siis on mingi, ei. Sina oled väga okei. Sa oled suht normend. Aga nüüd kõik teised... Teised, täp samasugused, nemad on imelikud. Aga sina, mees. Sa oled normaalne. Sa oled peast täis. Top lad. Ja nüüd üllatus. Vladik! Kõik on minu meelest juba teised. See olid ka nagu piltavad. Lauri, teise prillid. Teised pillid? Ei ole. Lauri on sama. Lihtsalt ma sain vahe. Vladik tuli tagasi, mitte midagi pole muutunud. Mingi paar kuud on möödas, vend lihtsalt samamoodi, tiksub lihtsalt, vaatab kuskile tühjusesse, siis pöörab ümber, jälle naerab natuke, jälle vaatab tühjusesse. Vladik on lihtsalt kõikide Heil Vladik, King Vladik. Ta on kõikide vahel nagu väike poiss. Ei, on. Kõik on suured mehed, vaata, sellised. Vladik lihtsalt nagu väike teenager, vaata, siuke. Seda vendu ma ei tundnudki ära, see, kes Tuuregi kogu aeg käis, vaata. Tupac. Estonian Tupac. Taas kohtumine endiste tubadega tekitab muidugi nostalgia. Minu jaoks küll ei ole mitte midagi muutunud sellega. Et teen samamoodi tööd ja elan enam-vähem samasugust elu ka. Mul on küll väiksed lapsed on hästi palju nagu tänu saatele tähelepanu pööranud. Kommid, need on nii head kommid. Kommid on nagu parim osa sellest kallimast. Endale. Mis sulle meelde jäi? Võta rahulikult kõik endale. Usu mind, et Eesti rahvas vaatas natukene viltu sellest paljast magamise suhtes. Mina olen tavaline maamees. No, see suhtes, et maamees, magan kodus paljalt, on ju. Aga siiski, kui täiesti võõras inimene. Talumees, ma olen tavaline mees. Tavaline Eesti mees, Terle ma puid lambist talle, paljalt magas, et inimesed tulid siis kompleinima või rääkima sellest, et see oli siuke tabu teema. Aga see oli veits nagu... See oli nagu siuke üllatav, seda Lauri oli vist. Sa teed mingit teist tööd, vaata, siis tõmbas švansi välja. Paljas perse tuleb kõsi, Lauri paljas perse tuleb välja. Valge ka veel helendab. Ülivalge lihtsalt. Pimedas ära. Muidu tore on see, et inimesed ostavad ligi ja küsivad autogrammi näiteks. Ja isegi jooke on välja tehtud ööklubis. Ma arvan, kui küsitakse, et kui inimesed sind ära tunnevad, see top 3 asi, ma ütleks, on joogid. Oi. No, ma arvan, Ärge mulle ostke, ma ei taha, ma ei joo enam üldse. Mul on finish. Sul on finita või? Finish. Jõid nii palju või? Ei, lihtsalt ei ole huvi enam. Et käi Hiiumaal läks liiga lappama ära? Ei. Siis mõtlesid kõik või? Üldse finish nagu. Okei. Karskline lõpuni või? Jaa. Pole piibuta veits, aga ta oli Hiiumaa turniir enne. Enne nädalavahetusel. See mees
oli seal onne. Aga ta oli, pärast oli seal Äftekal on seal rannapargu ees, vaata. Tule, ma just tulen alt, hakkan sinna klubisse minema. Tuleb, Robin, kuule, kuradi. Tule, sa tead, kui siin mul kokaiin saaks osta või? Mingi, tere mees, ma ei tea, ma ei oska öelda ka, vaata. Tule kindel, tule, ma maksan, vaata, ma maksan. Et siuke venda. Ta oli sellest, see oli. See nii kui vahele ei jääna. Siuke lugu siis, jah? Vend on endiselt majas. Vend on väga majas. Aga see, et sulle jooke välja tehakse, võt see on, oi, no see top 5, siuke nagu nice asi, vaata. See ei ole see, et nagu me mingi lunid kellegi, tee jook välja, vaata. Sa lihtsalt oled ja vennad toovad, ostavad ja lihtsalt paned nendega koos. Hetkes on tore, jah. Ma peaks ka nüüd vist tihedamini klubis käima hakkama, ma ei ole jõudnud veel. Ma arvan, et võib-olla see meida tähelepanu. Lauri hakkas klubis käima. Ma mõtlengi, et nagu... Lauri hakkas klubis käima. Vend reaalselt läks klubi feimima pärast saadet. Väiksem asi, mis on, et aga ma ei tunne küll, et ma olen, ma olen nüüd eriline kuulsus, et ma oleks siis tõesti mingisuguse suure teoga hakkama saanud, et ma oleks maailma ära päästnud või mida iganes. Aga see, et ma mingisuguses reality show's osalen, see ei tee küll, et ma minust mingit superstaari. Ehk siis 3 sõnaga, sittagi pole muutunud sinu elus. Kuule, reaalselt Lauri on muutunud mees. Vaata. Sinu elus pole sittagi muutunud. Ei, reaalselt tüüp on muutunud mees. Tüüp lihtsalt tuli sinna nagu sükse, geeniusina tuli sinna, vaata. Nüüd on see, käib klubides, joob, semiropendab, onju. Ütleb välja, vaata ka. Lauri on täiesti muutunud mees. Jälle see sama tuba, jah. Pooli koos ei ole. Midagi pole muutunud. Poisid on täitsa okeid. Aitäh. Tanagi juuksuris käinud. Tanel on ka juuksuris käinud, jah. Mina ise leian, et ma ei ole midagi siit nagu muutunud, ma ei ole. Aga ma tean, üks tuttav ütleb, et mul on staarikiiks juures, aga ma ise seda ei leia. Aga võib-olla tõesti. Ei tea, jah. See saade, mida te saate juba vaadata vaikselt. Ei tea, jah, kas tal on staarikiiks juures või mitte või. Ja kes veel ei tea, siis me hakkasime vaatama Unistuste printsessi. Kes oli, kes ei olnud ilma castinguta? Kes tegid seda? Liit ja Triinu. Okei, lihtsalt ütlen, et need samad inimesed tegid alasti uudiseid lugesid. Me toome selle asja tagasi varsti. Seal on, mida vaadata. Seal ilmselgelt on. Ma ei tea, Meelis, sul on midagi muutunud või? No, mõned inimesed tunnevad küll ära, jah, et sa seal telekas oled olnud niimoodi, aga... Nooremad, need, kes on nagu alkoholis, neid on hästi palju, internetist tuleb nüüd meeletub palju, päevast tuleb mingi 15 tükki kindlasti, kes tahavad jälle saada MSN-i igate poole, aga... God damn, bro, MSN! No seda pole küll mingi aastaid kuulnud, seda väljendit. Kuule, viits Cherry MSN. Kas on alles, ei ole? Kas see mingi hetk ei pandud nagu kinni või? No nagu justkui see on nagu uudiste portaal oli vaata ta, aga seal oli mingi äpp ju. On MSN mingi chat, ma ei tea. Chat. Shut down by Microsoft 2013. Replaced by Skype. Aha, fucking Skype. Meie enda asina. Nüüd panid Skype'i ka veel kinni. Ja nüüd panid Skype'i ka kinni. Teeb ka MSN lahti. Reaalselt, bring back MSN. Mõtle, kui haige see on, et muidu on see, et praegu. Sa tegid ka seda lakutse, kui sa panid online, offline. Miks ma seda tegema pidin? Et näidata ma rääkides või? Et siis kraani paremalt nurgast oli kogu aeg ette, vaat. Kõik tegid kogu aeg, põmm, et vaata, et kellegagi lihtsalt rääkida, sa oled nüüd olemas, rääkige minuga, vaata. Kunagi oli niimoodi, et sa saaksid inimestega rääkida, sa pidid istuma arvuti taga. Kogu aeg see, et kui sa tahtsid rääkida, oled arvuti taga. Mõtle praegu kui lihtne lihtsalt, nii tahad rääkida, Andrei Sevakin kirjutan. Ei, sa oled praegu arvuti taga, aga jaa, aga vaata, sul on telefon kaasas kogu aeg. Aga muidu oli, meil telefonis ei saanud kirjutada. Polnud sukest telefoni. Siis tulid õhtul peale trenni, tulid arvuti taha, klõbistasid 2 tundi ja siis rääkisid nendega juttu. Olid ajad, kurat. MSN lõid. Vlaadiku aeg. No, mis tunne sul on jälle siin tagasi olla? See on täpselt meie tuba. Jälle nii. Ei, no ma nagu ma eeldan, et see oleks ju pidanud nii olema, et nad viivad neid nende tuppa, aga Vladik ikkagi nagu igaks juhust tõi välja, vaata, et see tundub täpselt nagu meie tuba. Et tuled hombe siia stuudiosse, ma küsin, no, kuidas on siis? Tundub täpselt nagu meie stuudio. Ta Vladik üllata veel millegagi. Seda tumbat. Ei olnud enne ju. Ta oli siin. Mul on väga palju fänne. Üks neist on armukad edad, aga paremaks head ja lahedad
Saad aru, Vladikul oli lihtsalt siuke fänniarmee, et naised olid armukadedad ja god damn, bro. See on, vaata kui õnnelik ta on. Et vaata seda Elerina mingi minul küll siukest põll ei ole reisik. Uskumatu ja Vladikukene. Väga tore, kui tal palju fänne on. Ja miks mul on ka mõni juurde tekkinud. Stop the cab, bro. Siis Vladik sai ikkagi kõige populaarsemaks. Ilmselgelt. Ongi olemas Tallinnas kuskil, pean seda ennem otsima. Kõik fännid räägivad, tule tantsima. Ja, ma tulen. Oot, kuhu ma lähen? Kuhu ma lähen? Õue või? Hakkan tantsima. Õhtuelest ja pärast nägin, ja Vladimir unistab. Ja esimeses lehes. President ka unistab. 2 meest unistavad. Järgmine leht olen mina seal Õhtulehes. Mees, ma ei saanud mitte sittagi aru. See on nagu Fred rääkimas reaalselt, nagu ausõna. President unistas, Vladimir unistab. Ja mida ta unistab? 2 meest unistavad. Kui olid kuskil kaanel, aga midagi nad unistavad. Aga tal oli endal hästi lõbus. Tal oli lõbus, see nagu mul oli hea vaadata teda. Äkki ta rääkis naistest ikkagi siis või? Aga vähemalt Vladikul oli hea tuju, no. See teeb minu tuju ka paremaks, vaata. Esimesed muljed välja elatud on käes toonuse ja toostide tõstmise aeg ning ärgem seejuures kokkusaamise põhjust ära unusta. Ainult 1 paar lahkub siit täna võitjana. Tere, kallid inimesed! Tere! Pikkest olete siia meie pingelisele heitusele kaasa elama tulnud. Te olete väga teretulnud siin. Loodan, et te toetate meid kõik teie jõuga. Kindlasti teil on oma lemmikud välja kujunenud, aga siiski aitäh tulemast siia ja loodetavasti te olete saateid nautinud ja teie ka tere vaatajad, et kindlasti on teil selle lõbus olnud ja hakkame sööma. See kõne oli nagu veits Fred loos DJ Shao oma sünnipäeval. Ja. Tahaks midagi veel öelda, aga iga kord on ja siis ma tahaks tegelikult veel öelda seda, et aitäh selle suurepärase kingituse eest ja midagi veel. Sööme. No, väga sarnane oli see kõnele. Täpselt, no siis Fred loos on, saad võrrelda nagu kõigega, no, või kõigiga. Aktör või? See vend ei ole reaalne. Vladik ei ole päris inimene. Mis assi see oli praegu? Aga ta on aktör, jah? See on ikka näitleja värkina. Vaadake palun seda uuesti täna. Ja ta sööb lõhe. Nagu mina ei ole nagu väga kalasõber, vaata, aga nagu ma... Aga lõhe ikka sööd, jah? Lõhe võin süüa ja mis ikka... Oot. Kas ta siis sidruni ära või? See võib laimi või sidruni viilele, tead seda või? Ta sööb seda terve koorega. Miks? See ei ole võimalik. Ta sõi sidruni ära. Vladik sõi fucking sidruni ära. See kõlab nagu juba lause on juba nii vale. Bro, see sidrun oli selle jaoks mõelda, et sa pigistad seda kuradi lõhe peale natuke ilmselt ju. Ei või? Et sa natuke mingi Vladik lihtsalt sõi ära selle. Koos koorega. Natuke paar nägu tegi, vaata. Aga jätkab söömisega. Sellepärast on ta king Vladik. Mul tõesti ei ole sõnu praegu. Mul on hea meel teid näha. Te olete väga ilusad, väga rahulikud, väga naljakad, väga toredad inimesed. Ja mul on hea meel siin olla koos teiega. Meil ka. Olgu siis pakalid ülesse ja
kõik tuleb. Tuleb meiega hästi. Head tuju. Ilusamat toosti saanud teha. Soovin, et mul oleks natuke rohkem veini, et siis see nagu sümboliseeriks seda, mida, et kui palju ma neile seda soovin ikkagi. Ja Lauri ongi alkohoolikuks muutunud lihtsalt. Ta juba tahab rohkem alkoholi ka saada, et veini kalladki nagu natuke vähemalt. Tuli sinna, oli karsklane. Käis saates ära. Klubis näpud püsti, inimesed teevad jooke välja, nüüd soovib rohkem veini ka veel, vaata, see lihtsalt, palun andke mulle nagu, valegi natuke juurde, please. Ja siis tõi mingi täiesti absurdse vabanduse. Just sellepärast, et see kogus näitaks, kui palju ma teid armastan ja kui palju ma teie poolt olen. Nagu väga hea gaslight, väga hea gaslight. Ma olen lihtsalt täis see nagu. Otsid välja, vaata, mingi vabanduse täpselt. Parimad soovid ja siis jõudu finaaliks. Ja nüüd saavad ka tagasi kutsutud aukülalised teada oma tuleku tegeliku tähenduse. Aha, kuule nüüd. Tere! Rõõm näha. Kui te arvasite, et mäng on teie jaoks lõppenud, siis õnneks või kahjuks see nii ei ole. Oho. Sest selles, et finaali jõudsid just Annes ja Delina ning Marianna ja Tanel, olete otsesemalt või kaudsemalt jutumärkides süüdi ka teie. Seepärast anname teilegi võimaluse mängu lõpptulemust ka omalt poolt mõjutada. Tuleb välja mõelda üks küsimus, mille me finalistidele esitame. Kuid selle, kas küsimusele vastab noormees või neiu, otsustab juba loosijain. Head nuputamist! Ja siis küsimus saate kohta. Et midagi selle saatega peab olema seotud. Ma ei saanud küll lõpuni veel aru, võivad ise välja mõelda, mis küsimus on. Jah, aga ma saan aru, et saate kohta. Füüsikatundelt vaata, see oli mingi alatund. Võib-olla selle raketi variandi jätaks siis ära. Et näiteks niimoodi, et mis juhtub vedelat lämmastikku täis pudeliga toatemperatuuril. Et Terle ja Lauri siis küsimus on see, et mis juhtub vedelat lämmastikku täis anumaga toatemperatuuril? Tead vastust või? Sa teada. Sa ei tea või? Muidugi tean, ma lihtsalt tahan, et sa... Ma tahan, et sa ka vastaks esimesele. Mul oleks hea meel, kui sa vastaksid Essana. Jaa, aga vaata, sa oled nagu vanem ja sa võiks anda eeskuju, et vastad esimesele nooremale. No jaa, aga noored vaata, et nagu seda tead, trennides ja asjades on ka ikkagi see, et noored peavad alati esimesena tassima asju, esimesena tulema, ära viima kõike. Jaa. Seda ma sind õpetaks natuke. Jaa, et sa õpetaks sind. Jaa, okei. See gaslighting competition. Jälle sidrun on seal sees ju. Teise sidruni ära. Jätab lõhe alles. Saatke lõhe kööki tagasi, ma seda ei tea. Tooge mulle 2 sidrunit. Kuule see, mis see kuradi see kollane asi koorega? See oli päris hea. Pange veel, pange isu. See on mingi kala, ei seda ma ei tea. Lugupeetud härrased ja prouased finalistid. Ma soovin teile tänaseks õhtuks tarkust, osavust ja õnne. Ma loodan, et teist parim võidab. Marianna ja Tanel on selle võidu nagu igat ära teeninud, mitte ainult sellepärast, et Marianna mu korterikaaslane on, vaid... Kuulsid seda? Nad on korterikaaslased nüüd, Margrit ja Marianna. Sellepärast on see sõbran normaalne juhtuja. See on minu arvamus ju. Bro! Oi, mul tulid judinad praegu. Vaata ta nägu, ta on juba tiltis, sa näed, et ta on tiltis. Ja, et ühesõnaga, et Margrit ütleb avalikult välja, et ta on selle Marianna poolt. Siin läheb laamist läheb kõik pahanduseks. Mind tegelikult vist rohkem nagu ei saaks enam mitte kottida vist. Ma sulle aitan, sellepärast liiga kaua räägi. Vabandust. Sa seal liiga kaua. Sa oled liiga kaua mind häirinud või? Sa räägid liiga kaua. Sa liiga kaua räägid. Okei, liiga kaua räägid. Adelina just ütles Margitile, palun jää vait, vaata. Aga sinul on nagu ükstapuha, aga minul ei ole ükstapuha, siis järelikult teeme ikka nii, nagu mina on. No, kui sul on mingi hea küsimus. Ma ei raiu enda seda asja. Midagi nagu küsida vaata niimoodi, et nemad nagu kindlalt jääksid. Aga mida nad teavad? Kui see sünnipäeva küsimus oli päris okei, ma ise mõtlesin ka. Vasakukäeline. Kuidas nii? Need alles nüüd saab teada mingi 3 kuud hiljem. Ma olen ka vasakukäeline. Oled või? Nagu hea küsimus, vaata. Tundub lihtne, aga tegelikult on alati üliraskena.
nagu selles mõttes, et aga eriti kui me ikka võõrad lihtsalt kokku pandud, vaata. Ja nad räägivad nagu ikkagi selles mõttes, ma ei tea, sa ei küsi esimese asjana, et millal su sünnipäev nagu. Sa küsid võib-olla, kui vana sa oled, aga sa ei küsi, millal su sünnipäev on. Arvan, ma ikkagi panen teisi inimesi head tuju. Teen kogu aeg nalja. Läksid minema. Esimese episoodi flashbackid lihtsalt, kõik tšikid naeravad lihtsalt, lihtsalt kõik naeravad. Vladiku eesti keel on reaalselt Šurik 5 aastat tagasi. Täpselt samamoodi räägib, mina pärast läksin magama, mina pärast läksin uni. Kus kohast üks asi peale tulete? Mis sa arvad, kui paned sukkese küsimuse nagu, et vaata mäletad, kui me mängisime maletsen ümber Puurskaeva, et seal pinkide vahel kujud. Et küsiks enda käest, et mitu neid seal on. Keskuju on ümber Kalvi mõisa Puurskaeva basseini. Vau. Sidrunit ei olegi enam. At this point see nagu nad lihtsalt, neil oligi üks kaamera Vladiku jaoks, saad aru? Tahan sulle öelda. See üks kaamera oligi Vladiku peale suunatud, lihtsalt see kaamera filmib igat Vladiku liigutust. Vladikul on täpselt see, et for every action there is a reaction. Ta on lihtsalt iga asi, mis ta teeb. Ta võtab lusi kätte see. Lihtsalt iga asi, mis sa teed, sa pead kuidagi nagu kuidagi reageerima sellele tegevusele, mis sa teed. Jõi kohvi ja siis kohaks põlab, vaata. Kohaks põlab. Üks kaamera oli lihtsalt Vladiku peale suunatud terve aeg. Kui midagi nagu saatesena on igav või mis, pane lihtsalt Vladiku see pitt peale, vaata. Adelina, Hannes, Marianna ja Tanel. Mul on hea meel, et te varsti lõpetate ja võidate. Kumb neist ma veel ei tea. Vladik teab, kes võidab. Et kogemata vaata ütles välja. Ma veel ei tea. Mis toas me olime? Miskuses taas me olime? Millises taas meie olime või? Jah. Ma ei tea. Kas ma panen selle siis, mis oli Vladimir Elerini number? Miski pärast ma arvan, et see on kõikidest küsimustest kõige raskem. No sa läks juba nii varakult välja ka. Jah, sa ei mäleta enam, vaata. Kallid finalistid, sooviks teile siis õnne, et olete nii kaugele jõudnud üldse ja ka samasugust õnne edaspidises elus. Midagi, mida te Hannes teaksid? Võiks teada. Tegelikult ma ei ole nagu ühe paari poolt kindlalt, ma ei tahaks olla. Ma ei tahaks ühe paari poolt nagu täiesti vaata, ma ei tea. Sul meelt Tanel või? Ei, no mul ei ole mõlema paari kohta vaata midagi nagu, mis on minu tähemärk näiteks. Nad ei tea seda ometi ju. Okei, pane üldse. Mina aga arvan, et tuleb Marianne ja Tanel võidavad. Kui Vladik seda ütles, siis järelikult ta teab seda. Ta on skripti lugenud. Ta on skripti lugenud, ta põhimõtteliselt kogemata rääkis välja juba, vaata, ta ütles vist. Mariannale ja Tanelile pöialt, et nemad võidaksid. Mina olen täiesti kahe vahel, ma ei tea, mina ei oska neist üldse valida. Ma arvan, et see jääb võib-olla viimase hetke peale. Mina loodan, et sport võidab. Niisiis, finaal. Kallid mängijad, oleme oma mänguga jõudnud lõpusirgele. Järele on jäänud kõige olulisem, selgitada välja võitjapaar. See paar, kes kahe peale kõige rohkem küsimusi õigesti vastab, on võitja. Kuid nagu te näete, on küsimusi paaritu arv. See tähendab seda, et kui seis jääb viiki, siis järgneb viimase küsimusega kiire lõppmäng. Ning veel, võitjatele on auhinnaks reis. Reis Brasiiliasse, Rio de Janeirosse. See on crazy, kuidas tollel ajal ikka reisid olid nagu teema, vaata, paneme näiteks, mis see tänapäeval siis Riosse sõit maksab. Tahaks kuradi järkanädal minna näiteks. See on päris kallis on tegelikult. No see on vist kõige parem pakkumine.
3 tonni 2 peale. No okei, tegelikult on juba okei. 45 tonni krooni on enam-vähem. No põhimõtteliselt jah. Ma mõtlesin, et natuke odavam. Odavam või? Teisel pool maailma otsa. New Yorki mingi aeg vaatasin 6 sotti. Siis panin suvalt numbrid nädal aega. No pane kurja New York, noh. Siis kui veel MM käis, ma vaatasin, ma mäletan. MM ei ole 6 sotiga New Yorki? Jah. No saad 748 ka, aga... Tiba, jah. Reisid ka natukene? Tonn. Ongi keegi. Ai, ma niisama segan teid siit ilusast Alainast. Aga kui sa pole veel tähele pannud, siis see kood, millest ma rääkisin, on juba läbi käinud. Ja kui sa pole veel tähele pannud, siis see jääb siia ekraanile 1 sekundiks. Täpselt nii ongi. Ja tõesõnaga minge nüüd andreisevakin.com, merch on limited, nii et kiiresti scoop upige, ostke, kandke, jagage, tagige. Vladik oleks kindlasti uhke, seega andreisevakin.com. Kood veel siin korra, papp! Jätkame videoga. Niisiis, esmalt tuleb teil kummalgi valida üks küsimus ülemisest reast. Need on küsimused teie kaasmängijate poolt. Kumb teist soovib alustada? Mina. Marianne? Ma valin number 3. Marianne on ju põhiklatši selles mängudes. Ta teab kõikena. Jah, ma arvan, et ta teab see kord. Siin pole varianti ka, no. Mis juhtub vedelat lämmastikku täis anumaga? Tead seda, toatemperatuuril on... Sa vist tead, mis toimub? Sa ei teadnud või? Sa tead seda? Ei, aga sa ei teadnudki või? Sa ei teadnud või? Sa ei teadnud või? Sa ei teadnud või? Aga miks sa ei teadnud? Koolis ei õppinud seda või? Miks sind ei õpetatud? Ma teadsin. Ma küsisin nagu selles mõttes, et kas sa lõpuks oled, kas sa nagu kuulasid tunnis või mitte? Tundub, et sa ei kuulanud. Aga sa kontrollisid seda või? Mina lihtsalt ootangi endast nagu vanema inimese pealt, et äkki sa nagu ütled... Jaa, aga vaata noored nagu peaksid ka asju teadma. Teamegi, nooremad teavadki. Selles mõttes, et ma tahaks lihtsalt, et äkki sa oled juba nii vana, et sa enam ei mäleta või? Sul on mingi see teema või? Dementne, vaata. Seepärast ma tahangi, et see välja näiteks. Küsimuse ja ka vastuse sellele mõtlesid välja Lauri ja Terle. Anum peab olema suletud. Ma ei oska kahjuks vastata. Kui midagi plahvatab? Annan veel võimaluse, vaata. Läheb veeks türa, ma ei tea. Mingi aurustab äkki või ma ei tea, ma ei oska vastata. Õige vastus oleks olnud see plahvatab. Ma ka teadsin tegelikult. Mitu väikest kuju on ümber Kalvi purskkaevu basseini? 4. See on õige vastus. Kui hästi te tunnete oma paarilist ja ennast oma paarilise pilgu läbi? Valige number suurte kaartide pealt. Number 5. Mis on see omadus sinu paarilise juures, mis sind kõige rohkem häiris või mida sa tema juures kõige rohkem muudaksid, et ta vastaks sinu maitsele? Mis küsimus see nüüd on veel? Küsimus oli? Et mida sa oma paarilise puhul muudaks või et ta vastaks nagu sinu maitsele? No ta võiks lihtsalt mitte Tanel olla. Ta võiks nagu mingi teine vend olla. Ta võiks olla täpselt see, keda mina tahaksin. Võib-olla nagu nipsakus. Adeliina? Number 1. Milline oli siin oldud aja jooksul sinu paarilise kõige suurem etteheide sinule? Ta ütlesid seda, et talle meeldib loomulikult värvid, et ma ei värvi ennast rohkem. Et sa meigid ennast liiga palju? Jaa. Marianne? Mis see küsimuste pointid on? 2. Millal oli sul oma paarilise üle kõige suurem hea meel, kui välja arvata finaali jõudmine? Siis, kui me võitsime selle võistluse, kus ta mulle riided valis. Adeliina? Number 7. Mis on sinu paarilise lemmikvärv? Roheline. Kutsume sisse noormehed. Mis toimub? Noormehed. Seis on 1-0. Adeliina kasuks. Kõigepealt vaatame, kui hästi te arvate ära tütarlaste vastused. Tanel, alustame sinust. Milline oli see sinu omadus, mis sinu paarilist kõige rohkem häiris või mida ta kõige rohkem sinu juures muudaks, et sa vastaksid tema maitsele? Nipsakus on nagu nii spetsiifiline sõna, vaata. Äkki läheb sihukese ülbuse alla ka? Ma ei tea, see on nagu nii kuidagi all over the place. Väga raske. Liiga tõsine. Jääb see sinu viimaseks vastuseks. Marianna ütles, et nipsakus. Ehk siis nagu sihuke teravust võiks olla rohkem, sihuke aktiivsust või?
Ma nüüd ei saa aru, kas see on see, et tal on seda liiga palju või see, et tal pole seda üldse. Et tal ei oleks seda. Ei, nipsakus. Ja, ta ei tahaks, et tal oleks nipsakus. Nipsakus on nagu ülbe, vaata. Mis sa said? Kas ta tahab, et tal oleks see nipsakus või ta tahab, et tal ei oleks? No väga segane ühesõnaga, tundub, et neil on perses jälle. Nii, Hannes, milline oli siin oldud aja jooksul sinu kõige suurem etteheide oma paarilisele? Kas ma nüüd sõitsin midagi talle ette? See on nii klassik mehe vastus, vaata. Me lihtsalt ütleme midagi ära, vaata, reast ei mõtle ka, siis kui nagu tavapärane asi, vaata, siis tegelikult sa oled juba group chatis kuskil, vaata, juba ammu, vaata. See vend ütles niimoodi, vaata, tegid seda ja sa oled lihtsalt mingi lälläl, peas mitte midagi, siis ahvid võtavad seda kokku, vaata. Hannes ütles, et ta isegi nagu ei öelnud midagi halvasti. Ja, ta on mitte midagi öelnud, ta ei tea midagi. See, et ta oli liiga närviline. Vaata veel tuleb neid asju juurde, igasugused. Kogemata, võtta paneb veel juurde. Adeliina ütles, et sa heitsid talle ette seda, et ta meigib ennast liiga palju. Ütlesin või? Mis asja? Millal see veel oli? Millal? Mis asja? Au sõna. Tanel, millal oli sinu paarilisel sinu üle kõige suurem hea meel? Finaali jõudmine välja arvatud. Teile paneb täppi. Paneb. No ma pakun seda riiete ostmist. Panigi. Et Tanel vastas kogu aeg õigesti. Ei, ta tõi need riided talle. Õiged riided, see, mis talle meeldisid. Hannes, mis on sinu lemmikvärv sinu paarilise arvates? Ma arvan, et Adeliina arvab, et minu lemmikvärv on roheline. See on õige vastus. Hey, bro! Ja õige! Seis on 2-1. Tütarlapsed, nüüd on teie kord minna ootama. Tanel. Teine. Mis oli Vladimiri ja Elerini toanumber? 913. Õige vastus oleks olnud 311. Pah, mida iganes. Ma võtaks number 5. Mis on Meelise horoskoobi märk? Pole õrna. Okei. Sünnipäev on tal varsti, aga tähtkujusid ma kahjuks ei tea. Et siis, ma ei tea, pakume näiteks hambur. Õige vastus oleks olnud skorpion. Nõndaks, seis on endiselt 2-1 Hannes ja Adeliina kasuks. Kuule, siin on vaja klatšida. See ülemseria kaart jääb ootama kiiret lõppmängu, kui selleks peaks tekkima vajadus. Nüüd saate te valida kõikide suurte kaartide seast. Tanel, milline on sinu valik? 4. Milline saate jooksul sinu paarilise juures ilmsiks tulnud omadustest oli sinu jaoks kõige ootamatum? Õppimisvõime. Number 3. Millise ülesande eel sina oma paarilise arvates kõige rohkem pabistasid? Ma ei tea, pakume massaaž. Tanel. 6. Oi, siin on vaja klatš teha, tead seda või? Millal või millega seoses sa oma paarilist esimest korda kiitsid või ei kiitnud üldse? Ma arvan, et esimene see duell. Hannes, sulle on jäänud number 8. No võtame selle. Kui sinu paariline peaks kaasa võtma üksikule saarele ühe saates olnud vastassoo esindaja, välja arvatud sina, siis kelle ta võtaks? Pakun, et ta võtaks Vladimiri. Kutsume sisse tütarlapsed. Seis on 2-1 Adeliina ja Hannese kasuks. Nüüd on tütarlaste kogu... Marianna klatšib ära! Ja nende paarilised vastasid. Milline saate jooksul sinu juures ilmsiks tulnud omadustest oli sinu paarilise jaoks kõige ootamatum? Võib-olla minu võime seda materjali õppida, mis meile on antud. Tubli, see on õige vastus. Õppida oli, jah? Klatš! Adeliina, millise ülesande eel sinu arvates su paariline kõige rohkem pabistas? Arvesse võttes nii noormeeste kui ka tütarlaste ülesandeid. Ma arvan, et see oli male. Hannes pabistas kõige rohkem massaaživõistluse eel. Marianna, millal või millega seoses su paariline sind esimest korda kiitis või ei kiitnud üldse? Seis on 2-2. Eksimuse hind on kallis. Penalti shootout. Äkki pärast esimest veel. Ja jälle Marianna klatšib. Seis on 3-2 Marianna ja Taneli kasuks. Adeliina, kui sa tahad seda mängu päästa,
siis sa pead sellele küsimusele õigesti vastama. Kui sa peaksid võtma üksikule saarele kaasa ühe saates olnud vastassoo esindaja, välja arvatud Hannese, siis kelle sa oma paarilise arvates võtaksid? Mõtle, Adelina, mõtle. Lauri. Hannes arvas, et sa oleksid kaasa võtnud Vladimiri. Palju õnne, Marianna ja Tanel. Damn, bro, miks ta Lauri ütles? What the hell? Nagu ütle lihtsalt, ongi Vladike. Nagu sulle antakse vastus ette tegelikult. Põhimõtteliselt, et nagu for the content, for the meme. Jah, täpselt, et sa tead täpselt, et üliraskem valida, keda sa võtaksid. Ma võtan Vladimiri, sa ütle Vladimiri. Jah, reaalselt. Nagu sulle vastus ette öeldud. Oh my god, ma arvan, ta mõtles ülena. Ma läks mingi, ma ei tea, mis iganes ta mõtles sellel ajal. GG's, Marianna ja Tanel. Rio de Janeiro. Lauriga ma suhtlesin nagu rohkem ja rääkisime türgi keelt. Lauri räägib türgi keelt lambist. Lõpeta. Merhaba, Kardešna. Lõpeta ära. Teşekkürler reaalselt. Ei ole. See ei ole võimalik. Ta ei saa räägib valesti eesti keelt ilmselt. Ta mõtles mingit teist keelt kuskil. Ta ei saa meie ei saa. Aga ta ei ütle nii türgi keelt niisama. Ajas Türgi ja mingi muu riigi sassi seda ei tea. Seda viltu läks. Ma mõtlesin, et ta teab. Ma läksin duellile ikka mingi väike lootus oli, et äkki tuleb see võita, aga ja nüüd, kui see käes, siis see on lihtsalt nii uskumatu, et seda ei suuda uskuda. Marianna lihtsalt klatšis ära jälle, uskumatu reaalselt. Reis on nagu lihtsalt suurepärane. Tanel ja Marianna, te olite võidukad igas meie saates, kas siis ühiselt ülesandeid sooritades või duellidele vastasid alistades. Te olete tõepoolest seda võitu väärt. Palju õnne! See teine meikimine asi juba, ta teadsid ka. See on ainuke seda, mis, ma ei saa aru, miks ta vastasid mitte õieti. Ja... Kui nüüd selgus, et on siuke suht korralik reis, mida nagu ennem ei teadnud. Tegelikult mul oli kahju sellest, kui ma hakkasin teadma, see on Brasiiliasse reis. Ma ise nagu töötan turismifirmas ja ma tean, see on hästi raske saada seal. See on täiesti uskumatu ja suurepärane, et ma arvan, et sellest tuleb midagi väga ilusat. Mitte selles mõttes, et see on väga... Toimetaja nääris näkku talle, ei tegi selle... Ilmselt kelle... Tegi selle näha. You sure about that? You sure about that? Mitte selles mõttes. Ilus koht ja seal, ma arvan, et seal on väga tore ja huvitav. Õppimise koha pealt nii palju, et veel kord leidis kinnitus tõsiasi, et ei maksa nagu hinnata inimese välimuse järgi, et need eelarvamused võivad pahatihti valeks osutuda. Yes, sir! GG's! Kuldsed sõnad. Kaunitare geenius ongi läbi. 20 aastat hiljem tõime selle teie ette. Ja nüüd on ta läbi. Oota, enne tahaks teada, kuidas Mariannal ja Tanelil reis läks. Brasiilia reis läks. Kas üldse läksid? Kas nad läksid koos? Jah. Äkki läksid enne tülli? Kas seal juhtus midagi? Jah. Kas ei juhtunud midagi? Kui keegi teab, Marianne, Tanel, kommentaaridesse, Instagrami DM-i. Tahaks kõigist teada. Rääkige kõik välja. Kes, mis, kus te Brasiilias läksid? Aga kas oli afterparty ka, tahaks seda teada? Seda tahaks ka teada. Mis seal afterpartyl oli? Plaadi basseinis naistega. Reaalselt. Ühesõnaga, midagi teate, andke teada. Kaunitare geenius on läbi. Selles mõttes nüüd saame edasi liikuda. See jääb meie mälestustesse. Aga merchi saate võtta. Seal on igasugused valikuid. See jääb igavaseks. Me liigume edasi, nagu öeldud sai. Unistuste printsessi juurde, me oleme juba seda vaadanud, seega subscribe'ige Patreonis, Instagramis, siinsamas kanalil saate näha ja seda me hakkame tegema ja oi, mis saade see on, see on crazy saade. Ma ütleks, et Unistuste printsess esimese episoodi pealt on parem kui Kaunitare geenius. Seega seal on väga palju. Ja ta läheb veel rohkem lappama ära, seal on nii palju suhtevärki, nii et see läheb täiesti crazy'ks ära. Oodake seda, vaadake seda
aga mis seal ikka, kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa järgmist videot maha ei magaks, aga seni olge tublid. Tšau, paka! King Vladik!